tere päevast kõigile minu poolt ka. Ja nagu öeldi, olen ma siis Tartu Ülikooli, ma olen majandusteaduskonna professor, makroökonoomika professor ja olen veel ka lisaks sellele sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Tartu Ülikoolis on 4 suurt valdkonda, üks on nendest sotsiaalteaduste valdkond ja siis minu juhtid on see juba nüüd 4.–5. aastat. Ja võib-olla muudest ametitest olen ma ka Eesti eelarvenõukogu esimees. Me täna ei räägi eriti palju Eesti eelarve teemadel ja laenamise teemadel, aga ma teen juba väikse eelreklaami ära, mul lõpus läheb muidu meelest ära, et vaadake täna ETV esimest stuudiot, siis räägime seal nendest asjadest. Nüüd, pealkiri on natuke petlik. Ma väga loodan, et ei pettu, aga minu jutt koosneb 2 osast. Esimene pool räägib nüüd natukene sellest COVID-i kriisist ja nendest mõjudest ja siis ma hüppan oma jutuga tulevikku. Ehk ma räägin sellest, millised on suured trendid maailmas, mis meid täna ja tulevikus mõjutavad, kuni selleni välja, milliseid oskusi tulevikus vaja on ja lõpuks jõuame robotiteni välja. Ma olen makroökonoomika inimene ehk mulle meeldib suur pilt. Minu käest ei maksa küsida, mida me siin nüüd praegu tegema peame hakkama. Selle peate te ise välja mõtlema. Mina üritan rääkida sellisest suurest taustast, mis meid täna puudutab ja mis ootab meid loodetavasti tulevikus. Nii et selline natukene spekulatiivne jutt tuleviku teemadel, sest loomulikult keegi meid täpselt ei tea, mis tulevikus juhtuma hakkab. Mis siis on toimunud selle aasta jooksul, et kõik näevad seda kurja koledat COVID-viirust, kui me vaatame, millised olid kevadel, õigemini see oli siis varatalvel enne COVID-it, maailma majanduse sellised prognoosid, siis 2020. aastaks, siis selleks aastaks ennustati kergelt majanduse langust euroalal ja 2021 juba kerget tõusu, sealt edasi sellise majanduse stabiliseerumine. Tõsi, see on ka kevadised slaidid, kui vaadata usaldusindekseid, ehk siis mida majandusagendid, ettevõtted eelkõige arvasid, milline oli nende vaade tulevikku, siis juba enne koroonat oli näha, et 2018. aasta jooksul tuleviku vaated muutusid pessimistlikumaks, ehk õhus oli tunda sellist majanduslanguse ootust, aga muidugi keegi ei eeldanud ja ei arvanud seda, et majandus lihtsalt lukku keeratakse. Aga selline kerge ootus, et midagi juhtub ja et see kasv igavesti ei kesta, oli selgelt õhus, seda näitasid mitmed sellised usaldusküsimused. Ja kui nüüd vaadata sama pilti täna, siis maailma majanduse kukkumist ennustatakse, nüüd on see selline pilt praegult ja 21. aastat ei ennusta enam praegu keegi, sest et keegi ei oska midagi ennustada 21. aasta kohta. Hea näide on see, et kui Eesti Pank ütleb, et majandus kasvab 0% ja Rahandusministeerium 4,5%, see tähendab, et kumbki ei tea tegelikult, mis toimub, sest see ei ole nagu loogiline. 5% erinevus on majandusprognoosides. Ja põhimõtteliselt tabas siis eurotsooni esimeses kvartalis 20 ja siin mul värskemaid andmeid ei ole, need agregeeritud numbrid tulevad alati suure viitajaga. Läbi aegade üks suuremaid langusi, suurem langus kui 2010. aastal. Nii et kui meil oli 2010 suhteliselt suur majanduslangus 15%, siis Euroopa täna elab läbi suuremat kukkumist võrreldes 2010.
aasta kriisiga. Põhimõtteliselt me ju ei tea veel, kui kaugele see kukkumine läheb, sest meil ei ole ei 3. kvartali andmeid, ei 4. kvartali andmeid, et me tegelikult ei tea, milliseks see pilt Euroopas tervikuna kujuneb, aga midagi väga roosilist tegelikult ei ole. Mina olen pigem pessimistide rivis kui optimistide rivis. Jah, mõned asjad on päris kiiresti taastunud ja siseturism sai võib-olla hea sellise tõuke suvel, aga ütleme, siin on nüüd teise kvartali langused. Me näeme, et me oleme umbes poolel teel sinna, kus me olime siis 2010, ehk meie langus tänase seisuga, mis me teame, on olnud madalam, aga nagu ma ütlesin, aasta ei ole veel läbi. Vahetu mõju, mis tulenes siis eriolukorrast, sellest, et majandus lihtsalt lukku keerati, tähendas siis seda, et toitlustus, kirjavea pärast, transport, turism, meelelahutus said otse pihta, katkesid mitmed tarneahelad, sealt tulenevad teatud mõjud tööstusele. Mõju, mis tuleb läbi kaubanduspartnerite ja läbi kahanenud eksportnõudluse, see on alles otsapidi kohale jõudmas. See jätkub kindlasti selle aasta lõpus ja järgmise aasta esimeses pooles, sest paljud riigid keskenduvad eelkõige oma majanduse turgutamise peale, mitte niivõrd siis impordi toetamise peale, ja Eesti on eksportijariik ja kui ekspordinõudlust ei ole, siis ei ole ka kuhugile müüa seda toodangut. Viiteajaga tulevad mitmed mõjud, kindlasti alles järgmine aasta, ma pean silmas ehitussektorit ja tänases Postimehes räägiti ärikinnisvaradest Tallinnas, kus öeldi sedasama, et 21, võib-olla 22 läheb asi alles väga hapuks, ehk siis need ehitussektor ja ärikinnisvara üüriturg ja need on omavahel seotud veel vastastikku järgnevuses. Nii et see, et kui nüüd võrrelda neid prognoose, mis on teinud Rahandusministeerium, mis on teinud Eesti Pank, siis ma pigem toetan selle panga pessimistlikumat nooti kui Rahandusministeeriumi optimistlikke noote, aga nendest tuleb aru saada. Nemad ju peavad tegema prognoosi, mis on aluseks eelarvele ja ei saa ju väga pessimist olla siin. Ja teadmatus muidugi, mis seondub teise lainega, kui kaugele see läheb, kui kõrgeks see osutub, kas meie ekspordipartnerid hakkavad ennast lukku keerama või mitte. Täna on, ütleme siis niimoodi, haiguse levikut vaadates meie ekspordipartnerid, meie naabrid, kellele me siis müüme, suhteliselt heas seisus, ütleme siis niimoodi. Pikemaajalised mõjud. Kindlasti toimub majanduses teatud struktuursed muutused, ehk siis vaadatakse rohkem, otsitakse võimalusi koduturule toota. Me näeme täna juba väga tugevalt turismisektori mõjusid, eriti Tallinnas, mis on orienteeritud välisturismile. Tarbimisharjumuste muutus, kõik tajuvad seda ilmselt oma isiklikus tarbimises, et e-kaubanduse osakaal on ootamatult kasvanud. Aga ma ise praegu muretsen siin, et millal kuller mulle helistab. Ma loodan, et ei helista mul praegu nüüd loengu ajal, et kuhu ta oma kauba tooma peab. Loodetavasti ka kodumaise kauba helistamine, mis kindlasti on tulnud, et jääda võib-olla pikemaks, on töötamise uued vormid. Ma ei pea ainult silmas kaugtöötamist ja kodukontorit, vaid ka igasugused uued töölepingu vormid, töötamise viisid, ütleme siin selline töötajate jagamine või töökoha jagamine. Meil on teada see renditöö teema, need tulevad jõulisemalt tööturule, tekivad uued tarneahelad, tekivad tõenäoliselt ka uued tegevusvaldkonnad, mida varem ei olnud ja ei kujutanud ette. Ja kogukonna rolli tugevnemine, see on küsimärgiga, aga kindlasti see kriis pani
pani nagu kogukonna aktiivsemalt tegutsema, eriti väiksemates kohtades, kas või et nõrgemaid toetada. Nii et loomulikult me oleme praegu keset seda kriisi, et kui öelda, et nüüd on kriis läbi, siis see on küll hästi lühinägelik vaade. Me oleme keset seda kriisi praegult ja me ei tea veel, milliseks need lõpptulemused kujunevad. Nüüd Eesti riik reageeris sellele kriisile, ütleme siis suhteliselt mõõdukalt, kuigi meil on palju räägitud sellest, et me laename hästi palju ja kõik need teemad, aga kui me vaatame nüüd neid meetmeid, mis on siis kriisi leevendamiseks välja pakutud, siis see skaala ulatub 2-3% Rumeenias 50%-ni Saksamaal. Tõsi, lõviosa sellest moodustavad igasugused garantiid. See punasem osa on garantiid, laenugarantiid, ehk need on sellised kulutused, mis on nii-öelda igaks juhuks, et kui neid vaja läheb, et neid ei pruugi nagu rakendada. Eestis see abipakett kokku on natuke üle 10% SKP-st, 60% sellest on garantiid ja 40% või umbes on siis otsesed toetusmeetmed, millest kõige efektiivsemaks loetakse Töötukassa palgatoetus, kui me nüüd vaatame tagasi. Tulemus on see, et kui Euroopa Liidus on teatud reeglid, eelarve puudujääk ei või olla üle -3% ja laen üle 60% SKP-st, siis me näeme, et tänu eelarvereeglite ühtlustamiseni 2019 enamik riike selle eelarve defitsiidi kriteeriumi täitis ära, et sellega oli kõik hästi, et kõik on rohelises. Ja nüüd tuli koroona ja kõik lendasid punasesse, ehk siis neid riike, kus eelarve on reeglite järgi, on ainult üks Euroopa Liidu reeglite järgijaid. Eestis see defitsiit sellel aastal ulatub siis 8,3%-ni. Sama pilt on nüüd laenamisega, et kui me vaatame seda 2019. aastat, Eesti on teada-tuntud oma hästi madala laenukoormusega. Meie laenukoormus nüüd tänu selle defitsiidile ja sealt tuleval laenamisele kasvab siin 20%-ni, aga kui me neid protsente vaatame, me jääme ikkagi kõige madalama laenukoormusega riigiks Euroopas. Nii et selles mõttes seda võlajuttu ei maksa nagu ka liiga suure tondina vaadata. Mida teadlased arvavad maailmas, kui vaadata selliseid tegelasi, kes on saanud Nobeli preemiat või saavad seda tulevikus, siis konsensus on sellel teemal, et kokkuhoid ei ole see koht, kuhu me peaksime praegult panustama. Krugman, kes on saanud Nobeli preemia, ütleb, et ei ole ilmselt kindel, et töötajad peab hoidma senistel töökohtadel, ehk ta ei arva, et need palgatoetused peaksid kestma igavesti. Saksamaal teatud sektorites on neid palgatoetusi määratud kuni järgmise aasta lõpuni. Ehk piisab korralikust turvavõrgust majanduse taaskäivitamiseks. Oliver Summers on märkinud siis, et olulisem muretseda õigete investeeringute kui riigivõla pärast ja riigivõla kriitiline tase ei ole sama 5 ja 0% intressimäära juures. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui intressid on nullis või isegi negatiivsed, nagu nad täna meil on, siis see tähendab ju põhimõtteliselt seda, et riik peab teenindama ainult laenu põhiosa, mille jaoks võetakse järgmisel aastal uuesti laenu ja intresse maksma ei pea, sisuliselt laenu jooksev kulu on 0 eesti keeles öeldes. Selline pidu kestab nii kaua, kui intressid on madalad. Nüüd, kas ja kui kauaks intressid jäävad madalaks, ma arvan, et kauaks. Keegi täpselt ei oska seda öelda. Minu sisetunne ütleb, et 5 aastat on veel täiesti mureta. Vaadates, kui palju Euroopa on pumbanud rahatrükki, see on nüüd viimased võlaostuprogrammid. Sisuliselt näitab see seda, kui palju, kuidas raha pakkumine on kasvanud. Ehk siis, kui palju Euroopa Keskpank on raha trükkinud. Need erinevad värvid näitavad erinevaid võlakirjaprogramme ja siit on näha, mida plaanitakse nüüd 20 ja 21 edasi. Ehk siis, ma ei ütleks, et kahekordistub veel, aga igal juhul väga jõuliselt trükitakse raha juurde
Ja see on väga lihtne majandusseaduspärasus, kui me raha nii massiliselt juurde trükkime, siis intressid jäävad madalaks. Siin ei ole nagu muud varianti. Pikas perspektiivis võib see tähendada muidugi sellist vaikset hinnatõusu ja inflatsiooni, ehk siis selline sihtinflatsioon võib-olla tekib uus sihtinflatsioon, kui täna Euroopas räägitakse 2% sihtinflatsioonist, siis võib-olla seda sihtmärki tulevikus natuke nihutatakse kõrgemaks, aga selle üle alles arutelud käivad. Kuhu see raha siis läheb, mida nii massiivselt juurde on trükitud, et miks ta ei muutu inflatsiooniks, mis oleks nagu väga loogiline. Me näeme, et raha läheb aktsiaturgudesse. Aktsiaturud teevad läbi aegade suuremaid rekordeid, mis omalt poolt tähendab jälle seda, et see raha ei pruugi tarbimisse tagasi minna, vaid raha koondub üha väiksema hulga inimeste kätte, ehk toimub rikkuse kontsentreerumine globaalses mõttes. Ja see on ka ilmselt üks pidur, miks ei ole see rahatrükk muutunud automaatselt inflatsiooniks. Nii et ma olen päris kindel, et mingil hetkel olukord normaliseerub. Tõsi, teatud asjad on võib-olla püsivalt muutunud, aga normaalsus tuleb tagasi. Ma ei arva, et me olemegi nüüd mingis uues normaalsus, et hakkame gaasimaskidega ringi käima ja hoiamegi 2-meetrist distantsi, mille kohta on öeldud muidugi, et eestlastel on see väga raske, sest nad on harjunud 5-meetrise distantsiga. Nüüd hüppaks natukene kaugemale ja vaataks, mida tulevik toob. Mulle see tuleviku teema meeldib rohkem, sest et koroonast teavad kõike ja kõik on meil täna epidemioloogid ja tulevik on huvitavam. Kõigepealt mõned eeldused. Mõned teemad, mis ma nagu tulevikku toon, lähevad isegi kaugemale kui siin 10 aastat või 20 aastat, võib-olla 40-50 aastat, mõned asjad, mis võiks nagu selle aja jooksul juhtuda. Aga me teeme selle asja juures, selle tuleviku vaatamise juures mingeid selgeid eeldusi, et mis meie või minu arvates siis ei juhtu selline pilt ja ei juhtu ka selline pilt, mida futuroloogid nimetavad singulaarsuseks, ehk et tehisintellekt võtab põhimõtteliselt inimese üle kontrolli, et masinad hakkavad tootma järjest targemaid masinaid ja inimene ei suuda enam seda protsessi kontrollida. See pilt on Matrixist, see pilt on Terminaatorist, need stsenaariumid jätame kõrvale. Ütleme siis niimoodi, et sinnamaani me ei vaata, et kui need asjad juhtuvad. Ilmselt need võivad ka kunagi juhtuda. Küll aga me teame teatud asju juba täna ka väga pika aja peale ette, et kui me vaatame rahvastikuprognoose, siis me võime teha väga pikad prognoosid. Sellel lihtsal põhjusel, et näiteks need naised, kes 2080. aastal peavad sünnitama, nende vanaemad peavad olema juba täna sündinud. Lihtsustatult öeldes. Ehk me saame nii-öelda päris täpselt prognoosida rahvastiku juurdekasvu päris pika aja peale, globaalses mõttes. Eestis on see natuke keerulisem, sellepärast, et lisaks nii-öelda kohapealsele sündimusele ja loomulike liibele tuleb siin mängu sisseränne. Me oleme juba 5. aastas sisserände riik ja see muudab selle pildi Eesti jaoks natuke keerulisemaks, sõltub, kui palju meile inimesi sisse tuleb, sellest hakkab ka tulevikus muutuma rahvastiku arv. Aga globaalses mõttes me saame päris hästi ennustada, mis juhtuks aastaks 2100. Ja kui me vaatame nüüd, kui me täna on nüüd juba natuke rohkem, aga ütleme siis 7,5 miljardit, siis aastaks 2100 ennustatakse, et maakeral on 11,2 miljardit. Ja kui me vaatame, kus kohast see rahvastiku juurdekasv tuleb, siis see joon siin on Aafrika. Ja mitte kogu Aafrika, vaid see nii-öelda ekvatoriaalne või must Aafrika, mis jääb allapoole. See on tegelikult see koht, kus tekib täiendavalt 4 miljardit inimest järgmise 80 aasta jooksul. Aasias hakkab rahvastiku kasv 50-60 aastal vaikselt stabiliseeruma, sama käib Ladina-Ameerika kohta, teised on siin suhteliselt paigal või isegi languses natukene. Nii et see pilt on nagu suhteliselt tõepärane, et selline asi nagu järgnevatel kümnenditel meid tegelikult ootab.
Kui hästi me suudame tulevikku ennustada? No, mul on siin üks lugu, mida võib-olla osad on teist kuulnud, et kui Londonis 1900. aastal ehk siis 120 aastat tagasi küsiti, et mis on Londoni liikluse kõige suurem probleem 50 aasta pärast, ehk siis aastal 1950. Mis te arvate, mis vastus oli? Ma juba kuulsin seda vastust. Hobuse sõnnik täidab 3 jala, kuue või 9 jala ulatuses tänavaid, et ei ole enam võimalik liigelda, et kõik on nagu sõnnikust tummistunud. Pilt oli natukene teine, eks see näitab seda, et ma ei taha nüüd muidugi enda juttu väga maha teha, aga et kõik, mis ma teile nüüd räägin, pool sellest on vale, sest et need on asjad, mida me ei tea. Ma üritan rääkida nendest asjadest, mida me enda arvates nagu teame. Me räägime robotitest ja sellisest tehnoloogilistest muutustest, aga me sageli ei mõtle, et tegelikult on robotid juba täna väga tugevalt meie ellu juurdunud. See vasakpoolne siin on mul kodus tehtud pilt. See ei ole reklaampilt, see on lihtsalt väga asjalik tolmuime. Kui teil on loomad veel elamises, kui naine on rahul, siis on ju kõik õnnelikud. Ja täpselt nii ka juhtus, kui me selle tolmuime muretsesime, toimetab oma ette. Muidugi me tegime ühe vea, et me mõtlesime, et ei ole hea mõte panna tolmuime öösel tööle. Ja siis ta põhiliselt kopsis meie magamistoa ukse taga pool aega, kui me just olime hakkama magama jääma, nii et see äri lõppes ära. Samamoodi on väga paljudel inimestel robotniidukid. Ma ei ole veel proovinud seda aknapesurobotit, väidetavalt pidi ka päris asjalik olema. Kui me ostame indeksfondi aktsiaid, siis tegelikult robotid ostavad meie eest, paigutavad meie raha. Ma ei räägi üldse automaatvastajatest pangas ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult seda tehisintellekti on meie ümber juba väga palju. Me lihtsalt ei mõtle selle peale, et igapäevaelu juba hakkab järjest rohkem ja rohkem nendest sõltuma. Kui me nüüd hüppame, tegelikult ma tahtsin näidata ühte teist slaidi enne, kui me hüppame. Ma tahtsin seda näidata, siis lähme tagasi. Et kui me nüüd neid tehnoloogilisi muutusi üldse üritame hinnata, siis Roy Amara on sõnastanud väga hea seaduspärasuse ja tundub, et see peab nagu paika, et sellised lühiajaliselt me kipume tehnoloogiliste muutuste mõju üle hindama. Ehk me arvame, et need asjad juhtuvad kohe. Räägime siin isesõitvatest autodest ja küll need tulevad juba kohe ja Ameerikas juba väidetavalt kuskil on ja no ei ole neid veel väga palju ja ei tule nad väga kohe. Samas mingisugused pikaajalised muutuseid, neid me ei oska nagu hinnata või need tulevad nii äkki. Näiteks kui me oleksime 2003. aastal rääkinud arvutist, mis mahub põuetaskusse ja mis hakkab meie elu mõjutama, see oleks meid imeliku näoga vaadatud, sest nutitelefonid tulid alles 2007. Ja nutitelefonid on tänaseks kapitaalselt meie elu muutnud. 20 aastat tagasi ei osanud keegi nendest veel midagi arvata. Võib-olla kuskil mõnes laboris aimati, mis juhtuma hakkab. Nii et sellised suured muutused võivad meid tabada suhteliselt ootamatult. Väikesed muutused tulevad sageli aeglasemalt, kui me arvame. Nüüd, ma toon lihtsalt ühe näite, see on nüüd selline mõtisklus pikema aja peale, mis võiks muutuda. Kui me räägime energiast, siis ilmselgelt muutub arusaamine ressurssidest, sellist mõistet nagu prügi ei ole olemas. Kõik kasutatakse ära põhimõtteliselt. Seda nimetatakse ringlusmajanduseks. Uued energiakandjad, taastuvenergia, loodetavasti juhitud tuumareaktsioon. Me täna räägime hästi jõuliselt vesinikkütusest. Jällegi, võib-olla eeldame, et see tuleb kiiremini, kui ta tegelikult tuleb, aga kindlasti ta ükskord tuleb. Me oleme harjunud rääkima sellest, et maa on hästi oluline ressurss.
Samas me näeme täna, kuidas suurlinnades on vertikaalsed aiad, kuidas pilvelõhkujatesse ehitatakse aed, kus on taimed, mis kasvatavad toitu ja kuskil on akvaarium, mis saab toiduaine nendest taimedest ja omakorda annab vett taimede kasvuks. Tekib selline kinnine ökosüsteem ühe pilvelõhkuja sees, kus me saame korraga nii loomset kui taimset valku toota. Sellised eksperimentaalsed asjad on juba püsti pandud. Suurandmete kasutamine tõstab oluliselt traditsioonilise põllumajanduse efektiivsust, sellest ma natukese aja pärast räägin, ja teatud ressursid lähevad väga hinda. Me oleme harjunud sellega, et Eesti väga suur ressurss on puhas vesi. Samas on olemas täna ju merevee magestamise tehnoloogiad, nad on hirmus energiakulukad. Nad ei ole vaesematele riikidele kättesaadavad, aga kui energia muutub odavaks, siis piltlikult öeldes võib iga Aafrika riik pista vooliku ookeani ja teha omale magedat vett. Ma natuke liialdan. Fosforiit. Kui säilub traditsiooniline põllumajandus? Fosforiit on selline kuum teema Eestis. Mina arvan, et küsimus ei ole mitte selles, kas hakatakse fosforiiti kaevandama. Küsimus on selles, millal teda hakatakse kaevandama. Ehk millal tõuseb fosforiidi defitsiit maailmas nii kõrgele ja hind nii kõrgele, et võtame selle fosforiidi sealt välja, laseme koopa makrofleksi täis ja elame edasi. Tehnoloogiad, kuidas neid asju teha nii, et süsteem kokku ei varise, on olemas. Me ei ole enam aastas 1988. Ressursid, mille kasutusvõimalustest ei ole meil täna veel päris selget ettekujutust. Eesti tuhamägedes pidi olema 200 kilo kulda. Aga kujutage ette, palju võtab aega Eesti tuhamägede läbi ekseldamine, et see 200 kilo kulda kätte saada. Tegelikult on seal kogu Mendelejevi tabel. Sama asi on tegelikult mahamaatid prügilatega. Millised ressursid seal tegelikult vedelevad, kuna vanasti ju ei olnud mingisugust prügisorteerimist. Majanduse poole pealt vaadates ringlus- ja platvormmajandus, me näeme seda täna väga selgelt, kuidas noorte inimeste ellusuhtumine on muutunud, et sageli ei omata enam asju, vaid renditakse ja üüritakse neid. Ma ei oska öelda, kas see on nagu püsiv käitumismustri muutus. Ma olen siin ka vanakooli mees, et ma arvan, et pigem on, et unustame selle lumehelbekeste jutu ära, et kui neil on, kui inimene jõuab nii kaugele oma elukaarel, et tal on abikaasa, 2 last, koer, maja liising, maja laen ja auto liising, siis hakkab täitsa normaalseks inimeseks. Kuni sinnamaani me räägime lumehelbekestest. Aga võib-olla toimub mingisugune põhimõtteline käitumise muutus ja tekivadki täiesti uued majanduse vormid ja inimeste käitumismuster muutubki. Me ei oska seda täna tegelikult veel päris täpselt öelda. Palju reaalset tööd tehakse ära IT-vahenditega. Me juba näeme täna jõuliselt, kuidas tootmisprotsesse digitaliseeritakse. Ehk me oleme harjunud, et tööstus juba peab jääma. Jah, peab jääma, aga seal ei ole inimest vaja põhimõtteliselt. Tööstuse saab teha ka ära ilma inimeseta. Või see inimene on hoopis kuskil kaugel arvuti taga ja vaatab, et kõik protsessid toimiksid. Seda nimetaksegi tööstuse digitaliseerimiseks. Ettevõtete elutsükkel on oluliselt lühem, seda me näeme juba täna. Ja muidugi me ei tea, kuidas kliimamuutused hakkavad mõjutama mõne aastakümne pärast Eesti majandust. Kui Saaremaal hakkavad palmid ja Hiiumaal palmid kasvama ja Lõuna-Euroopa kõrbeb kõik ära. Need on ka sellised mustad stsenaariumid, millest on räägitud. Ja on selge see, et traditsiooniline maksusüsteem tulevikus ei toimi, sest et üha raskem on määratleda füüsilist asukohta, kus tulu tekib, ehk kui inimene elab Eestis ja töötab Soome ja Rootsi jaoks või vastupidi, siis kus kohast teda tuleks tegelikult siis maksustada. Millised on need megatrendid, mis mõjutavad meid täna ja mis mõjutavad kindlasti meid lähitulevikus? Elanikkonna eluea pikenemine, sellest ei pea rääkima kõik, me näeme seda, kuidas eakate inimeste osakaal ühiskonnas kasvab.
See tähendab ka seda, et turule tulevad täiesti uued tarbijasegmendid, kellel on raha ja kellele peab midagi pakkuma. Et isegi nimetaks seda mõnikord hõbemajanduseks. Programmeeritav maailm, suurandmed. Lubasin põllumajandusest rääkida. Aafrikas on tehtud eksperimente, kus andurid on külvatud sadadele hektaritele, tuhanded andurid ja nende andurite järgi on doseeritud vett ja väetiseid. Ja tulemuseks on see, et põllumajandustoodangut on 3-kordistatud. Mitte 30% kasvatatud, vaid 3-kordistatud, kui me pinnaühikule anname täpselt selle koguse, mida talle vaja on, mitte ei ujuta kõik üle või ei külva väetist igale poole ühtemoodi. Selline eksperiment on juba tehtud, rääkimata sellest, et suurandmed on linnapildis, kus keskarvuti võib meie auto juhtida läbi nende tänavate, kus ei ole ummikuid ja me saame suurlinnades leida kiiremini tee punktist A punkti B. Nutikad, ma hüppasin tegelikult nüüd 3. punkti peal, nutikad masinad ja süsteemide kasutuselevõtt asjade internet. Täna on juba miljardeid kodumasinaid ühendatud internetti. Nad omavahel ei suhtle, ei ole tekkinud sellist kommuuni neile, et nad hakkavad omavahel suhtlema. Aga see tähendab põhimõtteliselt seda, et tehnoloogia on täna olemas, et teie külmutuskapp helistab poodi ja ütleb, et piim hakkab otsa saama. Ja siis tuleb kas droon või mingisugune pakirobot ja toob teil piima teile ukse taha. Et see tehnoloogilised vahendid on kõik olemas. Me seda täna veel massiliselt ei kasuta, aga nutikad majad on olemas, nii et see kõik tuleb. Me ei oska öelda, millal see tuleb. Uus meediaökosüsteem, väga lihtne, kui teid ei ole sotsiaalses meedias, siis ei ole teid üldse olemaski. On öeldud, et tulevikus on maailmas 5 suurt ettevõtete sellist võrgustikku või klastrit. Ütleme siis nii, et hetkel me ütleme, et need 5 ettevõtet on Microsoft, Facebook, Amazon, Google ja Apple just. Ma olen siia lisanud, et jah, see võib nii olla. Google on täna üle 200 suure firma, kes nende all toimetavad. Facebookil hakkab see number juba 100-le lähenema. Või siis nende Ameerika suurte korporatsioonide Hiina konkurendid. Kui me vaatame täna tehnoloogiaettevõtete absoluutselt tippumaailmas 20 firmat, siis seal juba pooled või peaaegu pooled on Hiina firmad. Ja Alibaba astub juba esimesele viisikule piltlikult öeldes kandadele. Nii et see on üks nägemus maailmast, et need suured korporatsioonid et kõik mingil moel lõpuks töötavad neile maailmas. Ja see näitab ka kapitali kontsentreerumist teatud suurte ettevõtte kätte. Maailm on globaalselt seotud, lõhe rikaste ja vaeste vahel kasvab. Sellest ma juba rääkisin, et rikkus koondub järjest rohkem läbi aktsiaturgude teatud sotsiaalsete gruppide kätte. Aga me vaatame seda ka natuke siin hetke pärast, et kui me vaatame, missugused ametid ära kaovad, siis me näeme täna väga selgelt, et sellised keskmiste oskustega ametid kaovad ära, jäävad väga kõrgete oskustega ja väga lihtsad ametid. Mis tähendab ka tööturul toimub polariseerumine. On need, kes on väga konkurentsivõimelised, kõrgepalgalised, hästi haritud ja on need, kes teevad hästi lihtsat tööd, kellel ei ole haridust ja kellel ei ole erilist konkurentsivõimet oma tingimustele kaubelda. Uued majandusvormid, plokiahela tehnoloogia, platvormmajandus, nendest natukene juba rääkisin. See on pilt nüüd sellest, mis ma just praegu hetkel ütlesin, et kui me räägime tööturu polariseerumisest, siis need hallid näitavad selliseid keskmisi oskusi, punane või ma ei tea, mismoodi seda värvi keegi näeb, on siis madaloskustega inimesed ja sinine on kõrge kvalifikatsiooniga oskus. Ütleme, jämedalt võib öelda, et punane on siis, sinine on kõrgharidus, hall on keskharidus ja punane on siis põhiharidus või madalam, hästi jämedalt. Ja me näeme, et 20 aasta jooksul kõikides Euroopa riikides vähenenud on see keskmiste oskustega segment ja teised on kasvanud. Sama pilt on tegelikult ka, kui me vaatame
tärkavaid turgusid, Hiinat, Indiat, Brasiiliat, tegelikult näeme täpselt sama pilti. Mis oskusi tulevikus vaja? Võib-olla esmatähtis ei ole mitte teadmine kui selline, vaid muidugi on vaja mingit teadmust selleks, et otsida informatsiooni. Kui meil ei ole baasteadmist, siis me ei oska ka otsida, aga kuna teadmised vananevad väga kiiresti, siis informatsiooni otsimise, analüüsimise võime on olulisem kui faktiteadmine. Ja kõige olulisem on oskus aktiivselt õppida, sest inimene peab ilmselt elu jooksul mitu korda ametit vahetama, selliseid ameteid, et sa lõpetad kooli ära, oled elu lõpuni ühes ametis, neid töökohti jääb tulevikus järjest vähemaks. Selle tõttu on olulised sellised universaalsed pädevused, sellised oskused, mida saab ühelt töökohalt teisele üle kanda. On olemas niisugune T-tarkuse mudel, see tähendab seda, et meil on suhteliselt lai spekter üldisi teadmisi. Üldised teadmised on näiteks keeleoskus, arvuti, kasutamise oskus, mingid sellised oskused, mida me saame kasutada erinevates ametites. Ja siis meil on ühes valdkonnas teadmised sügavuti. Me oleme lõpetanud, õigusteaduskonna või psühholoogia või matemaatika, me teame sellest palju. Tulevikus selline mudel enam ei tööta. Pigem me näeme sellist pilti, kus meil on vaja mitmes valdkonnas süvitsi minna selleks, et olla tööturule konkurentsivõimeline. Nüüd, mis need tulevikus ülekantavad oskused on? Mõtestamine, võimekus kriitiliselt hinnata seda, mida te loete. Ma näen tudengite peal seda probleemi väga sageli, et nad tulevad oma kodutööd esitlusega, räägivad midagi, ma küsin, et kas te nagu mõtlesite ka enne, kui te midagi kirja panite? Ei, aga nii oli ju kirjutatud, mul on ju allikale viide, ma ütlesin, okei, oli viide küll, aga mis siis? Kui realistlik see asi on, mis seal kirjas on? Tegelikult ei mõelda niimoodi. Et kui on kirjas kuskil midagi, kui on veel mingisuguse valitsuse programmdokumendis, siis on see ju lõplik tõde, ega seal midagi valesti ei saa olla. Sotsiaalne intelligentsus, see tähendab empaatiavõimet, loovus, oskus teha punktist A punkti B liikuda nii, et ei ole täpselt öeldud, kuidas seda tegema peab. Erinevustega hakkama saamine, kuidas toimetada sellises kultuuriruumis, või kuidas toimetada olukorras, kus on erinevatest kultuuriruumidest inimesed, et miks antakse Hiinas visiitkaart 2 käega või miks jaapanlasele ei panda sünnipäeva kingitust valgesse paberisse ja nii edasi, on palju selliseid detaile, et kui me ei tea seda, siis me saatame ise väga rumalasse olukorda. Mudeldav programmeeriv mõtlemine, see on puhtalt matemaatiline mõtlemine, et kui te mingeid andmeid kuskil esitate või mingid joonised sellest, te peate aru ka saama, mis asi see on. Et inimesed suudaksid Exceli tabeli tasemel mõelda. Uue meedia kirjaoskus, jah, see on see kogu see sotsiaalmeedia, kus tuleb osata informatsiooni otsida ja ennast presenteerida. Transdistsiplinaarsus. Väga palju asju juhtub nendes valdkondades, kus erinevad distsipliinid kokku satuvad. Ma olen siin alati rääkinud selle loo, et kui me võtame 3 keemikut, paneme nad kinnisesse ruumi ja ütleme, et 3 päeva pärast, et nii, okei, jätame neile sinna süüa ka ja muid asju, et 3 päeva pärast olgu midagi väga ägedat välja mõeldud. Andekad inimesed tõenäoliselt mõtlevadki midagi väga ägedat välja, aga ma võin lahjemat sorti mürki võtta, et see on seotud kuidagi keemiaga. Kui me paneme sinna samasse ruumi keeleteadlase, arheoloogi ja geeniteadlase, siis võib tekkida midagi täiesti uut. Mingi selline uus kvaliteet, mille peal pole varem tulnud. Tartus on selline konsortsium tekkinud ja tulemuseks on see, et me oleme täna ümber hinnanud selle, kus kohast eestlased pärit on. Meil on täiesti uus teadmine, kuna me kombineerisime väga erinevaid teadmisi, mis esimesel pilgul nagu kokku ei sobi. Disainmõtlemine, oskus käituda ka vastavalt juhendile, manuaalile. Et ei ole nii, et lasen mõttel lennata, vaid kui sul öeldakse, et tee see ja 3. asi ära, siis sa pead suutma ka neid asju teha. Vaimse koormuse ohjamine, oskus filtreerida teavet, virtuaalne koostöö, oskus töötada virtuaalsetes meeskondades, sest järjest rohkem
muutub ka töötamine sellises virtuaalkeskkonnas ja ühest uuest ajakirjast ma lugesin, et üks nõutamaid ameteid tulevikus on virtuaalsete meeskondade juhtimine, kes suudab nii-öelda erinevates piirkondades, erinevates ajavöödides olevad inimesed panna ühe sama eesmärgi nimel tööle. Kuidas seda kõike mõjutab siis tehisintellekt? Kui me võrdleme nüüd inimest masinaga või robotiga, siis inimene unistab, unustab, teeb vigu, on laisk, sellest tekivad sageli innovatsioonid. Paljud asjad on juhtunud kogemata, kui me mõtleme pentsiliini või nüüd on keele peal see lõhkaine, dünamiidi leiutamise peale, need juhtusid kogemata, midagi segati valesti kokku. Inimene tajub maailma oma meelte piiratud ulatuses. Kui me räägime masinast, siis ta on orienteeritud tulemusele, robot ei tee kunagi inimese vigu, robot teeb roboti vigu. Mingi asi jookseb kuskilt kokku, mingi elektrooniline probleem. Aga ta ei oska lähitulevikus leiutada, kindlasti ta tajub keskkonda paremini, teil on juba paremad sensorid. Veelahe läheb täna empaatia, kohanemisvõime, kultuuri, silmaringi teadvuse koha pealt. Robotid ei moodusta ühtset kogukonda, neil ei ole kollektiivset teadvust, neil ei ole geneetilist mälu. Põhimõtteliselt, kui me ütleme, et missugune oht robotitest täna tuleb, siis see tuleb sellest, et keegi paha võtab kontrolli nende üle ja hakkab manipuleerima ja sellega mõjutab siis meie igapäeva tegemisi. Ametid, mis tulevikus pigem hääbuvad. Näiteks tõlkija amet. Meil on Tartu Ülikoolis juba täna täiesti olemas programmid, mida on päris edukalt seminaril katsetatud, kus teie jutt kõigepealt, suuline jutt transformeeritakse kirjalikuks tekstiks ja see on kõrval on teine programm, mis transformeerib selle inglise keelde. Kui aeglaselt rääkida hästi selgelt, siis see tabavusprotsent on päris hea. Kui praegult mind panna sinna programmi, siis see ilmselt ei oleks loetav selle arvuti jaoks, sest ma räägin natuke liiga kiiresti. Ja hästi selgelt peab rääkima. Aga need on need nii-öelda mis see teine sõna seal oli, õppivad programmid, mis tegelikult õpivadki nende suurandmete pealt, ehk siis need programmid lähevad iga korraga järjest targemaks, kui need vead pärast ära parandatakse. Ametid, kus masinad on efektiivsemad, täpsemad, raamatupidajad, ilmselgelt täna lihtsaks raamatupidajaks õppida pole enam mõtet minna, sest see amet on kadumas, pigem on finantsanalüütikud, maksuametnikud, taksojuhid, piloodid, need on ametid, mis tulevikus kindlasti kaovad. Igasugused vahendajad kaovad ära, dispetserid, maaklerid, nende asemel tuleb platvormmajandus või jagamismajandus. Kõik tööd, kus on rutiin, kaovad ära. Näiteks, need ei pruugi alati olla väga lihtsad tööd, kui me räägime mingist liinitöölistest või me näeme, kuidas kassiirid ja tellerid täna kaovad ära, meil tulevad iseteenindavad kassad ja nii edasi. Aga ka näiteks tööd, mis nõuavad ülimat täpsust, aga on oma olemuselt hästi keerulised, näiteks silma laseroperatsioonid. Iseasi, kas me oleme täna valmis sinna roboti noa alla minema, see on teine küsimus, psühholoogiliselt. Ametid, kus robotid ei võta neid töökohti nii pea, on sellised, kus on vaja empaatiat. Õpetajad, politseinikud, näitlejad, juhid, paljud isikuteenused, dirigendid, psühholoogid ja see nimekiri on hästi pikk, see on lihtsalt näide teatud ametitest. Nüüd näitan teile ühte väikest videot. Boston Dynamics on siis firma, kes teeb selliseid kineetilisi roboteid, mis meenutavad inimest või meenutavad koera ja hobust ja sellised kandvad robotid. Need ei ole selles mõttes targad robotid, need ei mõtle ise. Neid juhitakse üldjuhul. Teine suur trend on see, kus nii-öelda arendatakse ainult seda kõnelevat pead, kus siis robot loeb inimese emotsioone ja vastab küsimustele. See on natukene nagu õhtul hilja koju minev tudeng, aga ta püsib jube hästi
püsti on, nii et ta võiks olla tegelikult mõnele sellisele tudengile tugiisikuks, kui see peab koju jalutama. Nüüd, miks ma seda näitasin, võib-olla ma teen selle taustal juba mõned kokkuvõtvad märkused, et kindlasti me näeme, kui me tulevikku vaatame seda, et haridus on hästi oluline töökohtade diferentseerija tulevikus, ehk siis meil on väheharitud ametikohad ja kõrgelt haritud ametikohad ja see lõhe tegelikult kasvab. Teine asi on see, et me tegelikult teatud asju suudame päris hästi ette näha, ehk need trendid, millest ma rääkisin, need on kohal, me suudame ka neid pikendada natukene tulevikku. Okei, nüüd ma tulen selle pildi juurde tagasi. Ma arvan, et üks niisugune murdekoht, kui see robot ka ise mõtlema hakkab, on selle koha peal, kus see robot võtab selle okikepi ja lööb omale põlve peal puruks. Ja järgmine murdekoht on, et kui ta võtab selle okikepi ja virutab sellele sellile vastu pead selle okikepiga, et siis on juba midagi nagu väga valesti. Keegi küsis mu käest, et kas on juba moodustatud robotite ametiühing, mõtlesin, et minu teada veel ei ole, aga ütleme, seda võiks küll kergelt viisi nagu kiusamiseks nimetada, mis siin praegult toimub. Nii et päris jõhkraid katseid tehakse nendega, aga pole hullu, tõuseb püsti, avab ukse ja läheb edasi helge tuleviku poole, nagu siit kohe näha on. Teine pool kogu sellest tuleviku vaatamisest on see, et tekivad ilmselt täiesti uued harud ja tegevusvaldkonnast, millest meil ei ole täna õrna aimugi, mida me ei oska ette ennustada. Ja empaatiat, kujutlusvõimet vajavad ametikohad jäävad vähemasti sellises hoomatavas lähitulevikus veel inimeste kätte, et neid masinad üle ei võta. Ja siin on ka üks nägemus tulevikust, et tulevikus on vabrikus ainult üks töötaja, üks koer. Töötaja ülesanne on koerale süüa anda ja koera ülesanne on vallata, et keegi ühtegi nuppu ei näpiks. Ma ei imesta, kui siin majas kunagi selline kord varsti tekib, see on aga seda moodi paistab olevalt, et seda saaks nagu siin rakendada. Ja teen ka endale veel reklaami nendest tulevikuoskustest, ma olen kirjutanud Riigikogu toimetistes, soovitan lugeda sellisest raamatut nagu Tulevikumajandus, see on just toob välja rahvusvahelist kogemust nendest megatrendidest, millest ma rääkisin, et kuidas nagu erinevatel kontinentidel päris selgelt niisuguseid asju tehakse ja mul on kotis tegelikult, ma tahtsin ühte raamatut veel näidata, mida ma ei ole veel jõudnud läbi lugeda, aga ma tean, et see on hästi populaarne ja hästi loetud raamat ja see on ka eesti keelde nüüd tõlgitud, see on Elu 3.0, mis räägib tehisintellektist. Nii et vähemasti selle esimese raamatu puhul, mida ma siin näitasin, ma jäin väga rahule, et mulle see raamat kingiti. Teist ma ei ole veel jõudnud lugeda. Täna on plaanis hakata lugema. Aga aitäh!